Aloha, mu imelised seiklejad teisel pool ekraani. Minu nimi Kristal Rallaksmi Tett on jällegi eetris San Diegost ja kutsun ennast külluse antropoloogiks, kes usub, et meis kõigis on peidus varjatud aarete laekad, kuhu on peidetud meie talendid ja kui me neid sealt välja võtame, aktiveerime oma holistilise külluse ja seejärel oleme võimelised manifesteerima oma sisemised muinasjutud välisesse reaalsusesse oma unistusteks iseenda tingimustel. Ja mul on väga-väga hea meel tervitada teid siin kõiki, kuulamaks siis tänast videot ja teemal siis 8 sammu Hawaiile, utoopia või reaalsus. Ja kui sa jõuad siia, siis kindlasti anna märku väikese siis alohaga, kus sa täna kuulamas oled. Ja kui sul on küsimusi teema kohta, siis ka kindlasti ära siis ole nii-öelda arg, pane see siis ilusti siia siis kas sõnumitesse või siis eraldi mulle privaatselt, kui sa ei julge siis avalikult panna. Ja ma mäletan nii palju kordi, kui ma olen jaganud inimestega siis oma Hawaii seikluskoolituste programmi ja oma kogemusi siis Hawaii'l aastast siis 2009, nii tuhanded inimesed, ma olen isegi testinud seda oma loengutel, et kui mingeid piiranguid ei ole, et kes siin sooviks nii-öelda siis tulla Hawaii'le ja ka praegu näiteks küsida, et kui sa kuulad seda, et kui sul oleks piiranguid, et kas sa tuleksid minuga Hawaii'le seiklema 10 päevaks novembris, siis enamus käed läheksid üles, ma usun, võib-olla kõik käed läheks üles. Ja siis, kui ma ütlen, et okei, aga nüüd sa pead ise siis tegema need sammud, et ajada kokku siis ka see küllus, mis selleks on nii-öelda vajalik. Kui paljud on valmis selleks siis tööd tegema ja nii-öelda siis distsiplineeritult sellega siis toimetama, siis jääb üles võib-olla kümnendik käsi, võib-olla isegi seda mitte seal 5% või vähem. Ja miks see nii on? Et kas see tuleb siis laiskusest või ongi see, et inimene ütleb, et see 4000 eurot umbes terve selle aja peale, et see on ikka absurd, et mis mõttes, miks ma peaks siukse nii-öelda siis summa sinna alla panema. Ja kõik inimesed, kes on Hawaii'l käinud minuga, on ühest suust kinnitanud, et see programm ja see seiklus ja need kogemused on nii-öelda väärt 10 kordi rohkem. Nad isegi sageli ütlevad, et see $1 miljoni reis. Et see, mis seal nii-öelda siis koha peal toimub ja see, mis pärast nendega elus toimuma hakkab, et see on tõesti, seda rahas ei saagi mõõta. Ja kui nii võtta, ma tegin siis ka väikseid arvutused, et mis siis, kui palju siis Kristal nii-öelda siis tegelikult seal siis nii-öelda siis inimese pealt nii-öelda siis teenib. Kui võtame, et minu nii-öelda siis teenus osalustasu inimese pealt on siis $1500, ühe inimese nii-öelda siis töö või panus, mida ma sinna panen, keskmine on 10–12 tundi päevas. Ja nüüd tehke väikesed kalkulatsioonid, see on seal võib-olla siis $100 tunnis, kui sedagi. Ja see ei ole mingi siukene tavaline töö, et see on tõesti, ma olen kõik ühes isikus, ma olen autojuht, ma olen giid, ma olen terapeut, ma olen coach, ma olen nii-öelda siis ekskursioonijuht ja enne seda veel siis kõik muud asjad, mis on siis ettevalmistuseks tehtud ka. Nii et kui niimoodi need numbrid nagu kokku panna, siis tõesti ma saan ainult väikeseid nii-öelda sente selle töö eest, mis ma seal nagu tegelikult nii-öelda siis sisse panen või panustan inimestele. Ja esimestel aastatel oli see veel väiksem just sellepärast, et ma lihtsalt nii kaifisin ja nautisin seda, et ma ei suutnud lihtsalt mitte seda teha. Ja ajaga siis ma sain ka aru, et ei, et see tuleb ikkagi nagu muuta ja praegu ka see on ikkagi väga nii-öelda odav. Kui ma räägin näiteks siin paljudes keskkondades, siis kes kui palju siis retriite teevad, nad lihtsalt pööritavad oma silmi ja ütlevad, et issand jumal, Kristal, mis hullust ja lollust sa teed seal. Ja see on võib-olla ka see, et ma tõesti olen siiamaani ikkagi ka keskendunud, et saada eestlasi sinna Hawaii'le. Et kui seda globaalsemalt teha ja globaalselt ka nii-öelda siis jagada, siis loomulikult see spektrum ja ka küllus saab minna nii-öelda suuremaks. Ja nüüd
kui ma räägin oma esimesest siis Hawaii seiklusest, kui mina läksin kellegi teise retriidiga sinna, oli samamoodi, minu arust see kõik kokku maksis minu arust isegi rohkem kui minu see, ma ei mäleta täpselt, kui mitu päeva see oli. Aga põhimõtteliselt oli samamoodi, meil olid siis maksed, mis olid siis vaja teha mitme nii-öelda siis kuu tagant ja iga kord siis, kui oli see järgmine makse, ma otsustasin, et okei, ma teen selle makse ära ja siis toimetan oma talentide asjadega edasi, et aktiveerida siis teised nii-öelda siis maksed. Ja nii siis ma ühel hetkel seal Hawaii'l olingi. Ja paljud siin ka, kes on nüüd vaatanud võib-olla selle sisemise pere coachingu tagasisidemete videosid, inimesed on öelnud seal sageli, et kui inimesed ütlevad, et neil ei ole seda, näiteks seal see programm maksab 150 € kuu, siis on tegelikult laiskuse, prioriteetide ja plaanimise tagasi asi. Ja sama asi on tegelikult Hawaii'ga ka. Kui praegu vaadata, ongi hästi huvitav, ma just lugesin ära märtsist alates siis kuni oktoobrini on ju 8 kuud, on ju. Nii et kui sa nüüd võtaksid ette selle ja võtaksidki läbi need 8 sammu, siis põhimõtteliselt on sul täiesti potentsiaal veel, kui selleks ajaks ei ole siis osalejate number täis saanud, siis hüpata veel nii-öelda selle aasta gruppi. Ja selle aasta grupp sellise hinnaga on viimast korda minu elus, et aitab nii-öelda siis sellel tasandil toimetamisest, edaspidi läheb see kallimaks ja edaspidi läheb hoopis teise formaati ja selline luksus minuga seal koos olla 10 päeva, et seda edaspidi sellisel kujul siis grupis olema ei saa, kui siis ainult siis VIP nii-öelda siis versioonis. Nii et ka me peame tegema siis neid muudatusi, et hoida ennast siis ka joonel oma nii-öelda siis missiooniga ja oma väärtusega. Ja nüüd, mis on need 8 sammu siis sinna Hawaii'le? Need on nüüd läbi proovitud. See oligi nii-öelda siis see hetk, kui ma järjekordselt sain mitu huvilist Hawaii'le ja need ütlesid, ma kohe tuleks, aga raha ei ole. Sihuke tavaline probleem on ju. Ja või siis sageli oli ka siis teistmoodi öeldi ühel päeval, kui mul tuleb raha. Ja sorry, kui sa niimoodi ütled, siis üsna tõenäoliselt seda raha ega võimalust ei tulegi, sest sa ei pane neid nii-öelda siis ise liikuma iseenda heaks. Ja mis nüüd siis juhtus, ma hakkasin mõtlema, et okei, et mis minu siis antud nii-öelda siis tööriistadest, mida ma saaks inimestele õpetada, mis aitaks neil siis luua selle külluse ja tõesti 8 kuuga, mis oleks selleks vaja. Ja ma panin kokku siis baseerudes siis oma mitmete aastate siis online kursuste tegemise kogemusele, panin kokku siis külluse, seikluskoolituse unistuste ellu. Ja selle põhiprogramm on tegelikult siis külluse ratas ja seda te olete näinud nüüd mitmes videos. Algab seksuaalsusega, suhted, tervis, elumissioon ja küllus. Ja kui kõik on need töös, algab tavaliselt seksuaalsusest, siis kõik toimivad ja töötavad ja küllus on põhimõtteliselt siis kogu selle protsessi nii-öelda siis tulem. Ja see võib olla rahas, aga see võib ka olla siis teistes nii-öelda vormides, et küllus ei ole ainult raha. Ja nüüd, kui ma panin siis selle programmi kokku, siis üsna nii-öelda siis selge oli see, et ma ei saa kohe nii-öelda siis Eesti inimesele sageli nii-öelda siis visata õhku kohe seksuaalsust, et natuke peab soojendama selle teemani ennast. Ja muidugi nüüd on hästi palju tantrakursuseid, kõiki asju toimib seal, inimeste teadlikkus nende teemadega on hoopis teine, mis ta oli isegi aastaid tagasi siin. Kuid ikkagi, et siis soojendada nii-öelda esimene kuu ongi siis nii-öelda siis sissejuhatus, teine kuu on eluülesande aktiveerimine, siin on ka siis minu välja töötatud talentide mäng, mis on väga imelisi ja võimsaid nii-öelda siis tulemusi inimestele andnud. Ja järgmine on siis suhtekuu, et kuidas suhted mõjutavad külluse seisundit ja 4. kuu on siis külluse loomine läbi teadliku energiatöö, et see on nüüd lisaaste, mis ma siia panin, sellepärast just, et energiatöö on see, mida sa saad kasutada siis teadlikult ka nii-öelda siis tausta tagant nii-öelda, et see saab toetada sinu seda protsessi, et see ongi see külluse loomine seestpoolt väljaspoole.
tervise ja külluse seos, oma tee leidmine, aktiveerimine läbi äri või ettevõtluse ja innovatsiooni. Ja siin ka, ütleme, kui sul juba on kas äri või sa kunagi ei tahagi äri teha, siis ikkagi vaadata nagu selle mõttega, et kas ja mida ma saan luua, kas või kellegiga koos ja panna oma nii-öelda siis talendid töösse. Ja selle ma panin siia sellepärast, et inimesed nüüd, kui nad hakkavad leidma kõiki neid asju, mis ma nüüd sellega siis peale hakkan, et mis on need järgmised nii-öelda siis astmed. Ja selles kuus on siis astmelt nii-öelda selgeks tehtud, et mis on need astmed, mida sul on siis vaja selleks, et neid ja neid asju siis toimetada. Ja 7. kuu on siis külluse ja seksuaalsuse seos ja viimane kuu on siis külluse ratta kokkuvõte. Ja need 8 sammu ongi siis need 8 sammu Hawaiile ja läbi proovitud, mitmed on siis ka selle tulemusena jõudnud ka Hawaiile ja mis oli väga suur vahe, et nüüd ka niisugused 2 eelistingimust, mis ma olen pannud, et loomulikult ma ei saa inimesi ju sundida neid tegema. Üks asi on aura transformatsioon enne Hawaiile tulekut ära teha ja teine ongi siis külluse seikluskoolitus ära teha. Ja nüüd, kui sul ei ole kohe välja maksta 280 €, mis ta praegu siis on olemas online portaalil, maksad ära ja kohe 8 kuud on ees, ise vaatad, mis moel toimetad, siis on võimalus ka maksta 40 € kuus 8 kuud järjest. Nii et pärast ma panen siia video alla mõlemad need versioonid, et saad siis vaadata seda, mis sulle sobib. Ja kui see on nüüd passiivne kursus, selles mõttes mina seal ei osale, sul on videod, sul on kõik materjal on nii-öelda kirjalikult ja videopildis olemas ja sa ise teed ka need kodutööd asjad. Mina seal niimoodi sellisel kujul ei osale. Kui sa nüüd peaksid soovima minu nii-öelda siis coaching ut nende teemadega lisaks, siis on võimalus sul lisaks võtta 150 € siis kuus minu coaching ja minu suunamised ja video tagasiside ja siuksed asjad. Et see võimalus on ka, mida ma väga soovitan, sest kui te vaatate ka külluse seikluskoolituse tagasisidemeid, siis kõik nad soovitavad ikkagi seda minu coaching ut ka sinna, sest muidu sa oledki lihtsalt udus, siiludus, ei tea, kas sa teed neid asju õieti või mis seis nii-öelda on. Ja selline lihtne süsteem, 8 sammu Hawaiile ja nüüd, kui inimesed siis olid ära teinud aura transformatsiooni, olid ära teinud külluse seikluskoolituse ja nüüd ma olen isegi pannud lisa nii-öelda soovitusena sisemise pere coachingu, siis oh my god, milline vahe oli inimestega seigelda. Absoluutselt mitte mingisugust vastupanu, 0% vastupanu. Ja nüüd kõik need nii-öelda siis külluse ratta erinevad nii-öelda osad olid ju seal täisvõimsusel töös. Ja see teadlikkus, mis tuleb ka, kui sa oled aura transformatsiooni ära teinud, et sinu enda vaim ja keha nii-öelda ühinevad ja sa oled palju tasakaalukam ja nii-öelda asjad kõik toimuvad hoopis teistmoodi. Milline vahe ja mõnikord inimesed ütlevad ka, Krista, et see on natukene nagu crazy, et sihukest asja nagu panna tingimuseks või soovida, aga no mitte midagi ei ole teha, nii palju aastaid kogemusi, 13 aastat kogemus sellega, lihtsalt kaif on olla inimestega, kes on juba iseenda nii-öelda siis prügikasti hakanud koristama ja sealt nii-öelda siis aimu saanud, et kes ta siis tegelikult on ja selle sügavama nii-öelda siis kooreni, sisemise sisukooreni jõudnud. Ja siis kujutage nüüd ette kõik sellised inimesed kokku panna ühte paati, oh my god, mis seal lahti läheb. See läheb lahti pidu selles mõttes, et inimesed ongi, nad ei ole seal selleks, et kakelda, et draamat luua. Nad on seal selleks, et nautida, et avastada ennast, avastada teisi, avastada seda nii-öelda imelist saart, avastada, mis on veel nii-öelda siis võimalik iseenda jaoks. Ja Hawaii, eriti see Big Island, suur saar, on väga eriline koht, kuna ta on tõesti 5. dimensioonis, mis tähendab seda, et kõik, mis sa mõtled, ütled, toimetad, hakkab nii-öelda manifesteeruma kiiremini. Ja ma mäletan aastaid tagasi üks naine tuli võib-olla mingi 4-5 aastat peale siis meie seda seiklust, võttis minuga ühendust online teel ja ütles, Kristal, tead kõik need asjad, mis ma nii-öelda siis oma soovide nimekirja, seal manifesteerimisnimekirja panin Hawaiil, need kõik nii-öelda
on täide läinud. Ma elan oma unistuste mehega koos, ma teen seda tööd, mis mulle meeldib, mu tervis, pere, seksuaalsusasjad on kõik korras ja küllust on ka. Nii et täiega toimib see külluse ratas, et aitäh, on ju. Ja nüüd ongi, miks on ka siis näiteks küsida, et miks on siis inimestel, kes ei ole transformeeritud või uues energias, see vastupanu nii suur. Seal on sisekonflikte nii palju ja nüüd, kui sa tuled suurele saarele, mis on tegelikult ju vulkaanisaar, see vulkaan podiseb sul seal kogu aeg nii-öelda kaane all või siis mõnikord ju ka voolab päris hooga, siis vahe on just see, et kõik need asjad, mis on siis sisekonfliktid, need võimenduvad seal selles keskkonnas. Ja draamad ja asjad, ma mõtlesingi esimestel aastatel, mis värk on, et iga grupiga oli mingi kamm tekkis. Ja siis ma ju võtsin ka igasuguseid inimesi sinna gruppi vastu. Nüüd ma enam ei võta igasuguseid inimesi, et inimene teeb ikkagi intervjuu läbi. Ma vaatan, mis on tema teemad, kuidas ta sobitub teistega, kes on juba kirjas. Ja võimalusel ka siis, kui ma kevaditi või suveti käin Eestis, võtan terve grupi kokku ja nad saavad juba nii-öelda siis hakata omavahel ka suhtlema, tekitama siis nii-öelda sihukest ühtset pereenergiat, ohana nii-öelda siis Hawaii keeles. Ja sealt siis selle energiaga siis minna seiklust toimetama on ikka täiesti öö ja päev. Ja kui ma selle nii-öelda selgeks sain ja siis sellele vastavalt muutsin ära ka nii-öelda siis vastuvõtu protsessi, siis muutus terve nii-öelda see programm, see kogemus ja see kaif, mis sealt tuli, et tõesti, kui ma saaks, ma teeks ainult Hawaii seikluskoolitusi 6 korra vähemalt üks on ja ma oleks tõesti maailma kõige õnnelikum nii-öelda siis naine. Kuid ühe grupi ettevalmistus tavaliselt võtab aasta. Et nüüd paljud on ka mõelnud selle peale, et ma tahan minna Kristalliga ja ta ongi võtnud selle ette, siis ühel hetkel ta on valmis, et okei, nüüd ma vajutan siis seda gaasi ja hakkan toimetama ja panebki siis nii-öelda omal asjad toimima. Praegu ka veel viimaseid päevi on võimalus siis osalustasu maksta, siis ta on nüüd siis takkajärgi järelmaksetega 6 makset siis $300. Ta tuleb nüüd küll kallim kui 1500. Kui sul on olemas kohe 1500 osalustasuks, siis saab selle kohe maksta, et see ongi see, et sa saad otse siis hoiad selle nii-öelda raha kokku. Ja nüüd, kui sa ei taha Hawaii'le minuga tulla, aga sa tahaksid ikkagi saada sellist 8 sammu, mis aktiveeriks sinu holistilise külluse siis sügavamal tasandil, siis külluse seikluskoolitus unistuste ellu on just sulle nii-öelda heas mõttes rusikaga silmaauku ja €40 ikka leiad endale, et selle teemaga nii-öelda siis toimetama hakata ja tõesti, ta on selline investeering, millele sa saad siis ehitada mis iganes vundamendi pärast peale. Ja nüüd see versioon siis, mis on üleval seal online koolitusena, on siis see, mis nii-öelda see protsess võttis tegelikult viimased siis külluse seikluskoolitus nagu 2 aastat seda nagu järjest muuta ja paremaks teha. Et sa nüüd tegelikult saati siis selle rõõsakoore sellest programmist ja ülevaatest, et see on väga palju muudatusi juba läbi käinud ja sisemise pere coachingu programm saigi tehtud muudatusega siis selle kogemuse järgi, mis nüüd on kinnitanud täiesti toimiv nii-öelda siis süsteem. Ja kuni 1. märtsini ma võtan veel ka erandkorras siis vastu inimesi sisemise pere coachingu programmi, praegu 4 kuud siis €150 siis kuumakse või siis kui korraga kohe ära maksad €500, hoiad sealt natukene raha kokku. Ja nüüd, kui sa siis oled huvitatud sisemise pere coachingu teraapias, siis kindlasti vaata, mul on YouTube'is ja ka Facebookis nüüd olen jaganud mitmeid videosid siis tagasisidemeid inimestelt, kes on siis just lõpetanud ja see tõesti see setup ja see programm sellisel kujul väga hästi toimis. 6 korra oli siis meil online kõne,
kus siis oli väike check-in alguses ja siis oli meil sisemine rännak ja seepeale siis inimene sai oma personaalsed siis kodutöö juhised või kingitused endale juhised, mis sai siis töösse panna ja peale natukest aega siis toimetas selle kokku nii-öelda siis kodutööks, kirjutas mulle selle kokku, vaatasin selle üle ja siis sain anda siis tagasiside ka videovormis. Ja sedasi sa tead, kas ja kus sa oma asjadega nii-öelda oled ja kus oleks vaja siis teha muudatusi ja kus nii-öelda asjad toimivad juba päris hästi. Et see ongi siis see coaching'u võlu, et sa ei ole enam see siiludus jooksmas 100 suunas, vaid sa lähed teatud radapidi, mis on juba järele proovitud ja see kohandatakse siis sinu probleemidele vastavalt ja saad sealt siis selle nii-öelda siis kogemuse kätte ja saad oma elu siis muuta. Ja minu nii-öelda kogemus ongi, paljud teaduslikud siis uuringud on öelnud, et selleks, et muuta midagi oma elus, oleks vaja vähemalt 21 päeva siis midagi teha teistmoodi. Ja mina ütlen, et 21 päeva ei ole piisav, kui sa tahad ikkagi see saaks nii-öelda siis elustiiliks või jätkusuutlikuks elustiili muudatuseks, siis miinimum oleks ikkagi 3-4 kuud. Ja kui sa tahad tõesti, et ta sellisel kujul nii-öelda siis selle muudatuse läbi teeb, siis need sügavamad koolitused ongi selle jaoks väga head. Ja nüüd minnes ka veel tagasi siis inimeste juurde, kes on selle seikluskoolituse läbi teinud, siis mis on väga lahe, et praegu nad saavad ka aru, kuidas see nii-öelda siis kursus muutis näiteks nende arusaamist näiteks ajast või kuidas aega planeerida või kuidas aeg on seotud näiteks raha ja küllusega ja mingid sellised väiksed detailid, mis on totaalselt muutnud ära nende elu ja nende elukvaliteedi teinud kordi paremaks. Nii et väga lahe. Ja selle Külluse seikluskoolituse unistuste ellu on ostnud ka Kaia Kanepi muideks, et väga lahe. Ja Kaiaga me käisime ka läbi talentide mängu sellel ajal, kui ta siis võttis minuga selle VIP-paketi Hawaii'l ja igapäevaselt siis oli võimalus tegeleda siis nii-öelda nende erinevate siis talentide avastamisega, et sihuke väga-väga põnev protsess. Ja tõesti, kui sa tunned, et ma tahaks küll Kristaliga minna Hawaii'le, aga ma ei ole väga sihuke grupi inimene, et ma tahaks pigem eraldi, siis mul on praegu siis kokkupanemisel siis uus pakett, kus on siis natukene teised hinnad, et siis anna teada. Minu arvamus on, mul siin kohalikud ameeriklased ütlevad, et 10 päeva, et see on täitsa hull, et kes ameeriklased, et nemad ei tule, et 7 päeva on nagu maksimum üldse midagi ja tavaliselt 3-4 päeva. Aga kui sa tuled nüüd teiselt poolt maakera Hawaii'le, siis 2-3 esimest päeva sa lihtsalt kohaned ajavahega, sa kohaned kliimaga, nii edasi. Ja siis võib-olla sealt 4., 5., 6. päev sa alles nii-öelda maandud ja siis põhiprotsessid, asjad, avanemised, läbimurded hakkavad toimuma 7-10. päev. Ja siis on põhimõtteliselt selline tunne, et alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama ja siis on niisugune tunne, et nüüd võiks veel panna. Ja ma katsetasin just ka selle ajaga, et mis on siis see optimaalne aeg seda üldse teha. Ma tegin aastaid seda seikluskoolitust 14 päeva, kujutate ette 2 nädalat juhtida 10-12 tundi inimesi, see on täiesti hullumaja. Ja siis ma sain aru, et okei, paljud inimesed ütlesid ka, et näed, et kui mul on puhkust 2 nädalat, et sõidu peal läheb ka selle aega, et ma ei mahuta seda 2 nädalat, et sealt mul läheb veel päevi juurde, et kas sa saaks kohandada seda nii, et oleks siis reisipäevad ka juures, et mahuks sinna 2 nädala sisse ära. Ja nüüd, kui sul ongi näiteks 2 nädalat puhkus, siis sa saadki võtta 10 päeva seal koha peal. Sinna minek on lühike, sest ajas liikumine on ja tagasi tulles siis läheb sul mitu nii-öelda siis kuupäeva ajas jälle teistpidi liikumine. Ja kokku tulebki täpselt 14 päeva, nii et see on nii-öelda siis ka, et miks on just siis see aeg sellisel kujul nii-öelda siis vajalik. Ja ma näen täna, kes meil siin olemas on, Aurora Kisini, aloha, Hiie Kärner, Aive Luppo ja Arle Anton, aloha. Ja tõesti, nagu ma ütlesin, kui sa Hawaii'le ei taha tulla, aga sa tahad siis enda küllusesse panustada, investeerida,
alati küllus hakkab kasvama siis, kui sa hakkad investeerima iseendasse ja mis iganes selleks siis on siin võimalus sul teha nii-öelda siis see esimene samm. Ja nüüd mul on siis ka väikene nii-öelda siis 2-3 asja siis veel teile siin meelde tuletada. Kui nüüd Hawaii suhtes on küsimusi, et palun siis pange siia siis alla või siis pärast kirjutage, et saan vastata. Nüüd minu Eestisse tuleks siis sellel kevadel, mul oleks vaja natukene selgemat ülevaadet, kes oleksid huvitatud siis konkreetselt minuga koostööd toimetama seal. Praegu ma kaardistan Vantra veeteraapia seansside siis võimalusi. See on siis tavaliselt tunnine seanss ja toimub siis kehasoojas vees Tallinnas ja seda võib teha lihtsalt selleks, et lõdvestuda, kontrolli ära anda, astuda oma künnihobuse mustrist välja, mis enamus Eesti naistel ikkagi väga hullult peal on, siis kui sul on veehirmud või üldse hirmud elus, siis see on väga hea seanss samamoodi. Kui sul peaks huvi olema, anna teada. Selle hind on nüüd ka veel üle täpsustamisel, aga eelmisel aastal oli 85 eurot siis tund. Ja seal on basseini rent ka sees, et inimesed ei tea, aga sooja vee basseini rent on ikka väga kallis. Nii et seal see minu töö, ma olen inimesega seal soojas vees see tund aega, see on füüsiliselt väga koormav nii-öelda. Aga kuna ma ka naudin seda inimestele, see sellisel kujul meeldib, siis ma teen seda väga hea meelega ja just see, mis inimeste näol peale seda seanssi on, see on tõesti parim kingitus ja mis nende eludes siis ka muutuma hakkab. Samamoodi võib-olla siis ka mõningad grupitunnid, kui selleks on huvi vees, mis on olnud väga populaarsed, on siis olnud veegrupitunnid naistele, kus oleme kogenud ja teinud läbi väga põnevaid protsesse, et need siis oleks 2 tundi, tavaliselt selle hind on siis kuskil seal 40 euro kanti ja samamoodi jällegi sooja vee basseini rent seal juures ja siis minu töö samamoodi. Ja nüüd siis ma panen siia pärast ka lingi sellele kevadisele siis nii-öelda retriidile Matsalus 5.–7. juuni. Selleks on vaja siis inimestel, kui nad on tõsiselt huvitatud, eelmakse ära maksta 150 eurot hiljemalt aprilli alguseks. Kui sa praegu näiteks vaatad, okei, mul praegu sellist raha ei ole, maksa näiteks märtsis 70 eurot ja siis ülejäänud maksa siis aprilli alguses ja ongi sul pool makset makstud ja sealt saad siis maksta edasi, kui soovid kuni lõpuni. Nii et variant siis tundub praegu üks teema, mis tuleb hästi kõvasti igalt poolt välja, on siis inimestega tegelemine, energiatöö, sisemine pere kindlasti ja Vantra, aga sul on võimalus ka hääletada siis, mis teemad sind huvitavad ja Vantra veeteraapia seal basseinis tuleb ka siis sinna sisse ja see on üks kõige suuremaid nii-öelda läbimurdeid ja nii-öelda siis highlight'e sellel siis retriidil tavaliselt. Ja siis loomulikult auratransformatsioonid, minu hind on 300 eurot, see on tavaliselt 2-tunnine seanss. Kui nüüd ongi inimesed ütlevad, issand jumal, hullu maja, Kristal, mis sa kujutad endast õige. Ja nüüd, kui sa teaksid, et see muudab tervet su elu ja annab sulle võimaluse siis täisväärtuslikumalt hakata oma elu, mis on selle nii-öelda siis hinnasilt küsimus sulle. Et see on samamoodi, kui on inimesed, kes on tõesti sellest väga huvitatud, siis aprilli alguseks oleks hea siis ka väike nii-öelda siis ettemaks, et kindlustada siis endale see aeg ja koht. Ja aura tasakaalustamised, konsultatsioonid, kui sa lihtsalt tahad tulla kogeda, et kuidas on Kristaliga energiatööd teha, ka variant. Ja kui sul on näiteks ka grupi inimesi, seal 5-10 tüdruksõpra või lihtsalt sõbrad, kes tahavad mingite teemadega siis mind külla kutsuda. Mul on tõesti neid teemasid seinast seina. Anna teada, saame ka kokku leppida väga siukse erilise õhtu moodustada. Ja minu kuupäevad, kui ma tuleksin, oleks siis aprilli lõpust kuni siis juuni alguseni. Ja sellega seoses, kui kellelgi on selleks ajaks pakkuda 2-toalist korterit rentida Tallinnas, siis samamoodi andke teada.
Nii, ja nüüd ma näen Hiie Kärner on olemas ja Helina Usar samamoodi. Ja nüüd lõpetuseks ka, kui sa ei ole veel läbi käinud siis holistilise külluse katsumuse videosid ja blogisid, soovitan seda teha, sellest siiamaani veel tilgub nii-öelda tagasisidemed inimeste siis kogemusi. Mul on nii hea meel kõigi teie üle, kes te siis sellega toimetasite ja selle kuu siis lõppedes saan ma ka ülevaate ja samas siis saata neile, kes siis andsid korraliku tagasisideme, ka väikesed kingitused siis e-raamatutena teele. Ja täna on siis ka nii-öelda siis väikene kingitus mul välja panna. Ma vaatan, kas ta mul on siin olemas praegu. On siis selline väike nii-öelda siis Hawaii't siis nii-öelda raamatu järjehoidja. Ja see läheb siis sellele inimesele, kes kirjutab mulle nii-öelda siis ütleme 2 A4 leheküljel siis motivatsioonikirja, et ta näiteks väga tahaks nii-öelda siis seda külluse seikluskoolitust nii-öelda siis kogeda, just nii-öelda siis seda online kursust ja tal praegusel hetkel nii-öelda siis seda raha või küllust ei ole. Ja ta kirjutab mulle siis sinna täpse plaani, kas ja kuidas ta siis loob selle külluse selle jaoks, et nii-öelda siis teha see võimalikuks. Ja kõige parema siis vastuse saatja saab siis selle imelise Hawaii nii-öelda siis järjehoidja endale. Nii et niisugune väike lahe nii-öelda siis boonus julgetele ja vapratele, kes toimetavad. Nii et väga vahva ja järgmisel nädalal siis meie kuupäev on siis kolmapäeviti, siis jätkan praegu siis laivide tegemisega 26. ja siis tuleb küsimuste-vastuste voor 6 korra, siis kuu lõpus ma tahaks seda alati teha. Kui sul on mulle küsimusi, mis iganes siis teemadel, saada mulle siis need kas Facebooki siis sõnumina professionaalsel lehel või siis personaalsel lehel või siis siia kohe nii-öelda selle video alla. Ja kui see materjal oli siis sinu jaoks huvitav ja tõesti see külluse ratas inspireerib sind seksuaalsussuhted, tervis, elumissioon, küllus ja sooviksid oma siis 5 sammu läbi teha ja lisada sinna veel 3 sammu, anna teada ja ma panen siia need lingid siis üldinfo siis selle külluse seikluskoolituse kohta, kui siis võimalikud siis maksevariandid 280 eurot kogu 8 kuud või siis 40 eurot järgnevad 8 kuud. Nii et suur-suur aitäh kõigile, imelist toimetamist ja kohtumiseni juba järgmisel nädalal ja kui sul on siis teiste teemadega veel seoses küsimusi, anna teada. Ja veel üks asi, mis ära unustasin, kohe-kohe on üles tulemas siis 12 kuu meistriklassi nii-öelda siis klassid. Kui see sulle ka pakuks huvi, siis samamoodi anna teada ja üks esimesi asju, mis on hästi põnev, seal on Katrin Haibaga siis intervjuu astroloogiline siis ilmateade 2020 aasta kohta, mis on alati väga-väga põnev ja peale seda iga kuu on siis teised põnevad nii-öelda siis toimetajad ja ma panen siia ka siis selle eelregistreerimislingi, kui sa oled sellest huvitatud, anna siis teada, et see tuleb pärast siis 35 eurot iga kuu ja siis mõtleme välja ka siis üldmakse, kui sa tahad kõik korraga juba ette maksta. Nii et aloha, suur-suur aitäh ja kõike paremat teile kõigile, suur aitäh, et oled siin olemas ja kindlasti jaga, hakka järgijaks ja imelist külluslikku toimetamist sulle ja su kallitele. Mahalo!